Tere! Täna räägin teile, kuidas teha väikest kerget suvenäksi tofust, ingveri ja küüslauguga. Nii, esimese asjana ostame poest kõige tavalisema tofu. Võite võtta maitsestamata, mina võtsin tilliga. Ja lõikame selle tofu seipideks. Krõbeda tofu kõige suurem saladus on see, et tofu tuleb küpsetada suurte tükkidena. Ehk et siis me lõikame tofu umbes poole sentimeetri paksusteks lõikudeks niimoodi, suurte tükkidena. Nii, kui tofu on lõigatud, siis puistame siia tofu tükkidele natukene soola ja pipart ja jätame ta siia kõrvale mõneks ajaks seitsma. Kes tahab eriti krõbedat tofut, võiks kindlasti selle tofu enne ära kuivatada, ehk et siis pressida sellest vee välja ja kasutada majapidamispaberi kuivatamiseks. Nii, järgmiseks võtame jupi ingverit, koorime selle ära. Parem on koorida kas kusika või siis noanüri seljaga kraapida kenasti. Järgmiseks võtame küüslaugu ja samamoodi koorime ja rivime ta ära. Nii, ja nüüd kui on küüslauk ära kooritud, siis rivime selle ka ära ja küüslaugu võib panna nii palju kui ise soovite, aga paar küünt võiks vähemalt riivida siia samad ingveri sisse. Nii, siis võtame korralikult tavalise panni ja ühe kõige tavalisema taimesõli ja paneme selle eelsoojenenud pannile. Nii, et õli oleks parasjagu, selle seeks saaks hästi praadida. Nüüd sellega see õli on valmis, saate te kindlaks teha, kui see õli teile vastu nägu ei pritsi, sellega kas küüslaugu tükk hakkab siin hüppama või mitte. Nii. Ja kui õli on piisavalt tuline, siis paneme pannile selle küüslaugu ja ingveri segu, mille me riivisime. Nii, ja kui see ingveri ja küüslaugu riivetus siin panni peal on läinud natukene selliseks kuldseks, lõhnab hästi, siis ongi õige aeg võtta need tofutükid ja asetada kuumale pannile. Nii, küüslaugu ingveri kuru võib siin laiali ajada. Nii, ja siis jätame need siia küpsema. Kui maitsevad, oi kui hästi ära praetud. Väga hea. Nii, ja kui see tofu on nüüd mõlemalt poolelt selliseks kuldpruuniks praetud, see võtab umbes 5 minutit aega, siis tõstame need taldrikule jahtuma. Ja nüüd, kui see tofu on jahtunud, siis võib teda süüa niisama suure tükina, aga teda võib lõigata väiksemateks kuubikuteks, panna salatisse või süüa ka niisama